Täna vaatame korraks ühte meie enda autot, mis on tulnud Hollandist ja on siis Tesla Model 3. Sai siis võetud long range ja dual mootor ehk siis nelikveoline 85 kilovatt-tunnine aku. Ehk siis päris palju akut, päris palju range'i. See auto on siis läbinud meie juures siis Mohsi keraamikapaketi poleerimise ja seest on ka puhtaks tehtud. Et sisuliselt näitame teile autot, mis on plaanis lähiajal müüki panna. Auto kerest siis natukene, et mida puhtamaks auto teed, seda halvemaks nagu defektide ala, mida sa näed, siis läheb nii-öelda. Antud autol on siis näha kohe, et tagastangel väike kriim, siis tagatuli. Tagatule põhjuse leidsime ülesse, et siin on väike mõra, ilmselt kuskile väikse nagu kõksu teinud ja sellest tulenevalt on see vesi siin sees. Pärast pesu on alati kõige hullem, eks ta siin vaikselt kuivab ära autoga sõites. Veeli ääred, natuke õrnalt kriibitud, see on siis see plastikosa. Selle saab ära võtta, tegelikult ülejäänud velg on korralik, lihtsalt need ääred on kuskile ajapikku natukene pihta saanud. Hästi palju oli sellist rauda ja sükest nagu lendavat asja. Tahad korraks valgustiga ka näidata? Selliseid rõngaid ämblikuvõrke enam ei ole siin. Ilus, valge metallik. Muideks see Mohs keraamika annab nagu sellele valgele metallik värvile tegelikult seda läiget oluliselt juurde. Velg samamoodi, esiosa, mõni üksik kivitäkke. Ma vaatasin, et parkimisanduri peal on sellised väiksed kivitäkked, aga tegelikult esiosa osas väga nagu mures ei olegi. Nii, vaatame, mis siinpool meile otsa vaatab. Ka nagu mingit maailma lõppu ei jää silma. Siis siin ääres on Siin on keegi natukene koht parandust teinud, nagu on näha. Siin on ilmselt niimoodi, et ajapikku autoga sõites viskab ratta alt kive ja kividega on siia ääre pihta läinud ja siis ajapikku on hakanud nagu kerge roostetamine. Mõni siin ma näen ühte kriimu, ma ei tea, sa pead võib-olla selle valgusti tööle panema. Selle saab võib-olla mingi lihvides ja siis välja, aga see ei ole selle auto eesmärk. Ta ei ole uus auto. Jah, ongi ring peal. Piilume korraks seest ka. Sisu on täiesti tüüpiline Tesla Model 3. Marko on hästi puhtaks teinud. Mõnus on olla siin nüüd. See äär on kergelt lahti. Vaata, kui see... Veel üks tüüp viga, eks ole? Jah, see ei ole esimene Tesla muideks, mis selline on. Mõnedel tulevad need ka. Niimoodi. Okei, seda mul ei ole olnud. Aga ma tean, et siin taga on VIN-kood, et selle pead ka nagu üsna tihti lahti võtma, kui sa pead enda autot kuskile VIN-koodi näitama või midagi. Ma ei oska Tesla Model 3-st rohkem midagi rääkida. Me oleme enda eelmistes videodes näidanud. Võib-olla see, et iste on tegelikult päris korralik. Autol on 132 000 on ees. Autopiloot on peal. See on selline siis see Full Self-Driving Computer 3 on siis see, mis on kõige uuem ja sellega saad siis selle auto piloodi. Muus osas siin ei ole midagi eripärast. Praegu on siis laadinud 90%-le ja range näitab 400, mis reaalsuses on kindlasti väiksem praegu siin selliste kergete miinuskraadidega. Vaatame korraks, mis pagasnikus ka on. Minu arust siin oli täitsa mõned lisad, mis on nagu märkimisväärsed. Praegu siis laeb selle täiesti tavalise 220 ja siinpool on siis autopool on Type 2. Siis on üks, kui IKEA parklasse lähed, siis on see kaabel. Ja tegelikult selle laadija külge saab panna siis tööstusvoolu veel. Nii, kui paati tahad vedada, siis saad enda Tesla Model 3-le kärukonksuga külge panna. Muideks see ei ole esimene Tesla, millel ma seda näinud olen. See on vist kerepaneeli istumise pärast. Täpselt. Sisuliselt stange läheb vaikselt luugile pihta. Näiteks ka kinni panemisel ja ongi tehtud jälle. Aga muidu selline üldpilt, et selles mõttes nüüd peab juba detaile vahetama või siis midagi värvima, kui paremaks tahta. Aga plaan ongi selline võimalikult mõistliku hinnaga Model 3 müüki panna lähiajal. Ehk siis selline see kiire auto ülevaade on.